Mul oli siuke lugu, et ma reisisin 4 aastat ja siis mul said mõned mõtted kirja pandud. Tagasi koju tulles siis ma hakkasin jälle kokatööga pihta, aga see tegi mind hästi õnnetuks. Ja siis ma mõtlesin, et on aeg kätte võtta ja kooli minna ja see tundus täpselt see asi, mida ma otsinud olin ja läbi õnne ma sain sinna ka sisse. Peamine põhjus on see, et ma tahtsin too hetk oma tööd ja hobi ühendada või õigemini oma hobist töö teha, milleks oli võib-olla selline matkamisteenuse pakkumine, giidimine. See otsus tuli ilmselt sellest, et ma olin enne juba turismis töötanud ja loodus oli alati selline väga südamelähedane ja panna kokku loodus ja turism 2 asja, mis on väga sellised minu jaoks tekitavad kirge, siis tundus selline loogiline jätk. Põhimõtteliselt ma sain tegeleda 3 aastat oma hobidega, samal ajal saades ka kraad, et see oli nagu ideaalne kombinatsioon mulle. Ma õppisin tegelikult võib-olla seda seal kõige rohkem, et turism ei ole ainult, või loodusturism ei ole ainult matkamine. Loodusturism ei ole ainult loodus, vaid ta on ka näiteks kultuur, religioon, ta on nii toit, ta on nii saun ja kõik see maailm, mis sinna vahepeale kuulub. Ma arvan, et tegelikult see kõige olulisem asi, mis ma sealt sain, oli esiteks tutvused. Ja teine asi, ma käisin ka siis välismaal õppimas Norras matkajuhi ametit ja see oli ka ikka väga-väga äge, et sai väga korraliku matkajuhi praktika sealt endale kätte. Ma olen mõelnud, et võib-olla peaks minema magistrisse, kui nad mind vastu võtavad sinna, aga samas on ka tunne, et tuleks oma ettevõttega edasi arendada. Toitlustus on tegelikult selline asi, miks ma sinna kooli üldse läksin, et ma ei peaks sellega võib-olla vähemalt niimoodi köögi mõttes igapäevaselt tegelema, et niisugune täna looduses teha on väga mõnus, aga mitte igapäevaselt. Praegu töötan siis 2 ettevõttes. Üks on Eesti ettevõte, mis pakub matka- ja seiklusreise eestlastele igasugustes erinevates riikides välismaal. Ja siis lisaks töötan veel ühele Ameerika firmale, kus ma olen samuti matka- ja reisijuht. Tegelengi ameeriklastega Islandil ja Šotimaal. Seal reisijuhte kokku terves selles ettevõttes on üle 700, nii et on väga suur ja rahvusvaheline. Mina jäin peale oma magistriõpinguid ülikooli edasi doktoriõppesse, uurin siis Eesti maaturismis koostöösuhteid erinevate sektorite vahel ja samuti õpetan siis loodusturismi ja keskkonnakaitse tudengeid. Aga samas ikkagi ma tegutsen ka selles valdkonnas edasi nii-öelda praktikuna, et siis pakun sellist loodus hakkamasaamise õpet, ka natukene matkamist ja sellist asja ja väga tore on tegelikult nii seda akadeemilist teadmist kui ka seda praktilist tausta omavahel ühendada.